Maarjo Hansi Eesti Jalgpalliliidu tehniline juht, oled praeguseks saanud oma ametis tegutseda pisut üle kuu aja. Palun räägi, millega oled jõudnud sellel perioodil tegutseda? No, kui astuda ametisse inimese asemel, kes on töötanud selles samas rollis eelnevalt juba üle 10 aasta, siis tegelikult väga palju energiat ja aega on kulunud üldse sellele, et aru saada, missugused aspektid on need, millega tehniline juht peaks tegelema, millega eelnevalt tegeleti ja tegelikult ka siis justkui välja filtreerima või välja selgitama, mis on need tulevikuvaated meie siis nii osakonna vaatest ehk jalgpalliosakonna vaatest kui ka tegelikult ka siis suuremas pildis kogu jalgpalli ökosüsteemis. Kui vaadata ees olevat aastat, siis millised on võib-olla sellised põnevamad plaanid 2025. aastaks just jalgpalliosakonna tööde ja tegemiste poolest? Kui jaotada mängija teekond siis erinevateks fookuspunktideks, siis meie jaoks on see jaotus olnud teadmised, kus kohas tekivad targad treenerid, on rahvajalgpall, kus toimub loodetavasti harrastuse juurdekasvu siis toetamine. Meil on mängijate arengut toetavad projektid, sinna alla kuulub nii väga hästi käima läinud noortetööjuhtide projekt, piirkondlikud projektid ja nii edasi. Ja lisaks ka siis muidugi Kirstordil on noortekoondised. Et kui me hakkame täitsa algusest pihta, siis tegelikult koolituste puhul või teadmiste puhul meie üks suuremaid eesmärke on endiselt luua tugevam side ka teadustöö ja ülikoolidega. Ehk need on need sammud, kuhu suunas me oleme juba teinud esimesi samme, aga et nüüd sellesse koostöösse luua siis veel rohkem selgust ja ka tegelikult konkreetseid tegevuse eesmärke, et siis see on see, kuhu me hetkel selles valdkonnas liigume. Kui me võtame harrastusjalgpalli, siis fakt on see, et meie harrastajate juurdekasv vajab siis sellist väikest steroidide abi ja kui me mõtleme, kus kohas see potentsiaal peidus on, siis tegelikult kui vaadata ka statistikat, siis tüdrukute jalgpall on see, kus kohas tegelikult on meil kasvuruumi küll ja veel. Ehk siis kindlasti üheks fookuspunktiks harrastajate juurdekasvus saab olema panustamine rohkem veel tüdrukute jalgpalli. Kui me räägime arenguprojektidest, mis toetaks siis klubitegevusi ja mängijatele pakutava keskkonna kvaliteedi tõusu, siis pikka aega Jalgpalliliidus, kui ma veel siin ka ei töötanud, siis väga palju räägiti tärnide süsteemist ehk siis sellisest süsteemist, kus kohas hinnatakse klubidest tehtava noortetöö kvaliteeti. Ja põhimõtteliselt au on teatada, et me see aastaga sellega siis lõpuks stardime. Et kindlasti me teeme alguses ka vigu, aga koostöös klubidega me proovime ka need vead võimalikult kiiresti siis identifitseerida ja ka neid siis muidugi ka parendada. Ja noortekoondiste puhul me oleme jällegi üks siis strateegiline valik või nägemus, mis on olnud juba tegelikult väga kaua aega laual, on noortekoondiste juhtimine ja meie enda siis Eesti jalgpalli siis mängimise ja treenimise filosoofia loomine. Ja see on siis üks sellega aspekt, kus kohas me plaanime teha oluliselt suuremaid samme, kui me seda eelnevalt oleme teinud. Ehk siis esimeseks sammuks oli ka noortekoondiste juhi palkamine ja järgmised sammud siis tegelikult ongi nii meie enda siseringis noortekoondiste treeneritega, kui ka tegelikult koostöös klubidega hakata siis töötama selle kallal, et milline see meie Eesti mängimise ja treenimise filosoofia siis täpsemalt välja võiks näha ja kuidas me seda ka siis hakkame rakendama. No sa mainisid noortekoondiste juhi palkamist. Märtsi alguses alustas jalgpalliosakonnas selle tööga Jaani Sarajärvi ja samuti on ta siis U21 peatreener, et natukene räägi sellest, et mida sa sellest noortekoondise juhi rollist täpsemalt ootad ja miks just tema Sarajärvi siis sellesse rolli sobib? Ma alustaksin hea meelega selle küsimuse teisest poolest, ehk siis miks valikuks osutus Jaani Sarajärvi. Ehk kui me võtame arvesse kõiki aspekte, mida see roll peaks endas kandma ja milliste huvigruppidega ta peaks toimetama, siis tegelikult Jaani Sarajärvil on kogemus nii meeste jalgpallis, nii naiste jalgpallis. Ta on olnud praktikuna tegev tippjalgpallis erinevates keskkondades ja samamoodi on tal ka väga tugev akadeemiline taust.
ehk siis kui me võtame kõiki neid aspekte arvesse, siis tegelikult meil lihtsalt Eestis sellist alternatiivi tegelikult ei olnudki. Ja kuigi sellesama rolli täitmist me juba kaardistasime aastal 2022, meil oli 3 välismaalasest kandidaati, meil oli ka 3 eestlasest kandidaati, siis erinevatel põhjustel on see protsess veninud selliseks, et nüüd me oleme saanud sellega siis teele minna. Kui me nüüd jõuan siis tagasi küsimuse alguspunkti, ehk siis mis on need ootused, siis täpselt nii nagu eelnevalt ka kirjeldatud, ehk siis seesama Eesti noortekoondiste mängimise ja treenimise filosoofia, ehk siis meil on vaja paika panna teatud mängupõhimõtted, meil on vaja paika panna teatud võtmesituatsioonid, mis tegelikult eestlastele peaksid olema väga-väga olulised, mitte ainult noortekoondiste tasandil, vaid seda peaks ka treenima siis klubi tasanditel. Ehk need on need võtmetähtsusega situatsioonid, mis meie puhul määravad mängu tulemust. Ja kui me räägime ka toetavast personalist ja üldse tugisüsteemidest, siis tegelikult üks siis ootus on ka välja töötada ja ka rakendada kvaliteedistandardid noortekoondistele. Ehk siis justkui meie lubadus Eesti rahvale ja klubidele, mängijatele, lapsevanematele, et kui need mängijad tulevad nüüd Eestit esindama rahvuskoondisesse, siis nad tulevad kvaliteetsesse keskkonda. Kirjelda, millisena näed Eesti jalgpalli ja Eesti Jalgpalliliidu positsiooni võrreldes meie ümber tegutsevate alaliitudega? No, sai just käidud UEFA ühel share-üritusel, kus siis erinevad alaliidud tulid kokku, jagasid oma kogemusi. Seekordne share siis põhines talendi identifitseerimisel ja skautimisel. Et ühest küljest oli tore tõdeda, et need probleemid, millega me maadleme, on küllaltki sarnased. Küll aga need lahenduskäigud, et kui me vaatame ka tulevikku ja me tahame midagi muud, ütleme siis, kui me tahame teha suurema arenguhüppe, siis pelgalt lihtsalt kellegi teise kopeerimine või sama rada käimine, ehk siis see ei taga meile seda, et me päriselt teistest ettepoole jõuame. Ehk siis ka oma mõttemallis, kuidas me mingeid kontseptsioone või olukordi lahendame, see on see võib-olla võtmekoht, kus me peame tegema siis sellise mõttemalli muutuse. Et tihti räägitakse innovatsioonist ja väga palju pannakse võrdusmärki innovatsiooni ja tehnoloogia vahele, siis ma pigem olen seda meelt, et kui meil on nii ehk naa ressursse on vähe, siis suure tõenäosusega on need riigid, kus on võimalik siis rohkem raha panustada jalgpalli, võimelised ka rohkem tehnoloogiat kaasama. Ehk siis meie innovatsioon peab tulema kusagilt mujalt ja see innovatsioon pigem võiks olla mõtteinnovatsioon. Ehk me peaksime mõtlema paremini, kui seda eelnevalt on tehtud. Lõpetuseks, mida soovid sina Eestis alanud jalgpallihooajaks nii klubidele, treeneritele kui ka mängijatele? Klubidele kindlasti soovin avatust ja ka koostöövalmidust, ehk kindlasti meie Jalgpalliliiduna peame jõudma rohkem klubide juurde ja aru saama just ka nende kontekstist. Ehk ma loodan, et nad võtavad meid ka siis hea meelega vastu. Kui me räägime nüüd treeneritest ja mängijatest, siis ennekõike mõistlikust, tarkust, kui me räägime täiskasvanutest ja mängijate puhul jällegi, et nad jätkaksid sellega, mida nad teevad. Ehk siis kui jalgpall on nende kirg, siis kindlasti panustada sellesse kirge kogu oma energia, sest et ainult see on võimalik tee, kuidas saavutada häid tulemusi.